No nii, tere hommikust teile, alustame uue vlogiga või uue videoga, ma ei tea, mis see täpselt on. Täna kolmapäev, kell on 10:15, olen Tallinnas, Ülemiste City's, lähen MyFitnessi trenni. Teen siukse, ma ei tea, mis trenni ma teen, suht kõike, full body, ma arvan. Aga jalga, selga, rinda ikka ja muidugi ka, ma arvan, et piitsa teen, ehk siis suhteliselt kõike. Ja mis veel juhtunud on vahepeal? Ilm on külmaks läinud. Ma ei tea, et siuke sügis tuleb vist. Aga ei ole nagu seda suve tunne, mis peaks olema. Mis täna on 12 august, peaks olema veel soe kuu. Aga ei ole. Ühesõnaga lähme trenni ja vaatame, mis trennis saama hakkab. Te näete mind vist esimest korda jooksulindil. Ma arvan, ma ise ka ei mäleta, mille ma viimati jooksulindil olin. No mina nimetan seda kõndimislindiks, mina jooksesin. Aga ma hakkan kõndima ja panen kaldenurga, panen ossor raksil läheb nii palju. Paneme 7-8 peale ja kiirsume 4,5 peale. Tõmbame laksud sisse ja hakkame jalutama. Te küsite, miks ma jalutan või miks siuke lolli idee, et tulla siia jalutama. Miks õues ei jaluta? Ja ma jalutan õues ka, ma arvan, aga ma palju ei jaluta tegelikult. Ma arvan, siuke 10-15 minutit teen sooja. Sest et miks? Ma kavatsen nüüd natukene vormi tõmmata ennast. Kaalust veits alla, või no alla ei tahaks, aga rasvaprotsenti tahaks natukene madalamaks saada. Nii räägime natuke tänast trennist. Mul on muidugi treeningkava ees, aga ma alati mõtlen nagu enesetunde järgi ja siis selle järgi, kui ma olen kodust väljaspool saalis, et mis masina ma siin saan teha, mida ma kodus ei ole. Ehk siis ilmselt tahaks teha mingid sellised surumismasinaid rinnale, mida mul ei ole kodus ja jalgadel masinaid, mida ma kodus ei ole. Isegi kui on kava ees, ma pean natuke muutma seda. Mul on hea lihtne, et ma teen ise kavasid, mul on nagu süsteem paigas. Aga kui sul ei ole treeningi toitumiskava, siis mine vaata reigoneme.ee ja saad ka endale treeningkava tellida või toitumiskava. Ja usu mind, saab palju kiiremini vormi. Juba kõnnitud 2,5 minutit. Ma arvan, ma kõnnin jah 10 ja siis läheme tegema. Ma arvan, et esimene harjutus on jalale, reie peale, midagi, sirutust näiteks. Nii, mis te mõtlete, et ma annan alla? Ei, 12 minutit on tehtud. Täitsa haige, mul nagu meeldib isegi. Ma ei tea, kas see on mingi uus hingamine või uus suhtumine sporti. Aga mulle meeldib kõndida ja kuidagi kaldenurgal ei ole seljale valus, mis on täitsa üllatav. Panin 10 selleks kaldenurgaks, ma arvasin, et see on siuke, hakkab kohe seljale, aga ei, jumal hea kõndida. Lasen ainult edasi, aga ma arvan, teen ikka 15 minutit täis ja sellest piisab. Siis võib minna jalgu tegema, aga võtta hingeldama, mis see pulss näitab. 135, väga hea ju. Täpselt õige pulss, et rasv põleks. Nii et tõmbame rasva põlema ja biceps suureks. Nii, 15 minutit täis, aeg nupu vajutada. Ega ma rohkem ei taha ka, sest et trenn ootab. Esimene harjutus on siis leg extension, siis reiesirutus. Teen algust täitsa siuke, siin on 40 kilo, täiesti tühjaga soojaks, põlved liikuma. Sest et põlved on ka mul päris siuksed kanged asjad. Kordust arve alguses ma teen 20 kordust, ma arvan 2 seeriat seal 40-ga ja siis ma panen 70 ja 90. Sellega hakkan siis 90-ga hakkan siis tegema seeriaid, tööseeriaid. Ja kordusarv on nii palju suudan, iga kord teen maksimum suutlikkuseni. Nii palju tuleb ja on kõik. Esimene harjutus rinnale on siis põhimõtteliselt tavaline chest press masinal. Ma ei mäleta, mida ma viimati sellist masinat tegin, väga ammu pole teinud. Enamasti teen siis kangi, hantlid ja kaablit, teeb, mis mu kodus on. Täna panin siia päris raskus peale, vaatame, kuidas liigub. Mõnus. 1, 2, 3, 4, 5. No nii, jätan midagi sisse ka, siis paneme raskust juurde, et sellega ei piirdu täna, paneme ikka juurde. Vaatame, kas masin läheb täis või ei lähe. Aga seda videot näete juba, ma arvan, Instagramist ja TikTokist. Kas masin läks täis või ei läinud, nii minge pange mulle Instas ja TikTokis follow, siis näete. Järgmine harjutus on siis jalapress. Mina teen seda ühe jalaga, põhjus väga lihtne, sest et ma ei tea, ma ei jõua nii palju siia peale laduda, pärast ära laduda, põhimõtteliselt laiskus. Ja lasen siis nii alla kui läheb. Üles 1, 2, päris korralik raskus. Mis ta teeb siis? Samal ajal saabki arvutada, palju peal on, siis ei mõtle nii palju sellele, et
et on raske. Mõlemal pool siis 4 plaati. Oma jagu. Väga hea. Siin ma teen kokku siis mõlema jalale 4 seeriat. 3. Ega siin harjutusel väga jututu ei ole. Enne juba 3. harjutusega jalale. Ehk siis ega jalag ei ole enam nii järske. Kann on läbi ja eripeade on ka juba päris läbi. Väike paus ja läheb edasi. No nii, täna teen ikka rinda ka. Ei on plaanis küll lamatsurus teha, aga ma ei tea, midagi lamatsurus ping kutsus. Ütles, kurat, korista käis just siin, tegi mul märjaksid kõik ümbert. Nad koristajatega ongi see jama. Siin ühiskondlikus saalis, nad ei jaga mitte midagi jõusaalist. Tuleb tõmbab mul pingi ümber, nüüd selle märja lapi kerral kaua see kurat kuivama ei elu sees siin teha, kui see ujub sinna. Vaat My Fitness õpetage oma koristajad, et ei ole nii, et kui inimene teeb trenni, siis ta läheb tõmbab talt kõrvalt selle märja lapiga üle, et väga ohtlik olukord. Samamoodi läks praegu küki puudust ja inimene teeb kükki, tõmbab tal jalgalt ära. Mõtle, kui seal 200-ga teeb kükki ja libastub. Kes siis süüdi on? Nii et väga paha lugu My Fitness, et sükst juura läbi lasete. Kui ma ei saagi teha, täitsa noh. Aga noh, mul on õnneks ainult 160 kilo peal. See pole mingi raskus vaata. Aga teen natukene siis treeni lõpu. Mitmes seerias on juba? 4, ei 5 või? Ma ei teagi. 5 kordust on eesmärk teha. Ja sellest piisab, see ongi tänase päeva viimane harjutus mul. 4 ja 5. Olegi vist mitte kunagi teinud lamadus surumist nii-öelda treeni lõpus viimase harjutusena. Sest et noh, ikkagi põhiharjutus mulle tahaks alati suuta soorituse teha nagu maksimaalselt hea. Aga täna ma ei tea, laks on see, ma ütlen. 2 nokot on see trennis ja täitsa piisab, nii et lähen pessu ära. Nii olen vahepeal koju jõudnud, mis ma teinud olen, sõin lõunat, pikutasin, ega midagi teinud ei ole, kell on vahepeal saanud 5:30 märkamatult, aeg läheb kiirelt, aga mul tuli üks huvitav pakk. Või no mitu pakki tuli, aga ma näitan teile ühte huvitav pakki. Täitsa nagu väga hea näeb välja. Siuke värk siis, toidud, söök mulle meeldib. See on mingi siuke Fit Life, ma vaatan, mingi eriti põnevad road. Sööd ma neid kunagi ei ole, eks siis ma hakkan testima, et kas mulle meeldib maitse poolest ja kuidas on kõik erinevad. Sellega võtame välja, vaatame, millega tegu on. Okei, need on samad. Ehk siis siin on, mis see on? See on mingi erinev. Kuule päris suur valik on, ütleks. Päris huvitav valik on. Ja mis ma oskan öelda, aga ma ei oska kohe midagi öelda. Ma oskan seda öelda, et näevad väga head välja, kui vaadata nagu pilte. Pasta, mis siin näitab, 150 grammi liha, 150 grammi liha. Eks nende hästi peaks saama vormi, aga kas saab ka, seda ma ei tea. Nii ja kohus tundub päris, nagu portsioid on päris hea, mis ma tavaliselt olen sellistes pakkides vaadanud, on nagu vähe toitu sees, aga see on nagu, vaatame korra makrot ka, 46 grammi valku, 40 kalorit. Ei, 548 kalorit. Kuule, see on nagu Fit Life minu puhul 470 kalorit. Kuule, sellega tõmbab küll vormi ära. Mis siin veel on? 540 kalorit. Siin on nagu katt ja pulk või, põhimõtteliselt, kui nii vaadata. Nende kaloraaži poolest, oi, 320. No see on täielik Fit Life ju. Vaatame korra sisse ka. No nii, ehk siis külmutatud toit on see. Ja ma ei teagi, ma hakkan mingi aeg proovimas neid. Annan teile, ma arvan, teada ka, kuidas maitses. Tere hommikust, käes on uus päev. Käes on neljapäeva hommik, kell on 7. Ma vahepeal ei olnud kell 7 nii väsinud, aga võidan ausalt, täna mul hommikul mul oli talvetunne. Siuke, ma ei tahagi tõusta, sest et õues on külm, 11 kraadi ja aga te küsite üldse, miks sa siis tõused. Ma ei tea, kas keegi mõtleb, tööle peaks ju minema tegelikult. Aga ei, me läheme golfi. No ja me läheme, mis see muna nüüd ka streigib hommikul. Kõik ei tule välja täna hommikul, ma ütlen. Golfi läheme täna suht varakult, 9.20 on tiiaeg, ehk see tähendab seda, me peaksime olema juba ideaalis 8.20 kohale, me peaksime juba sõitma. Aga ei jõua, sest et ei viitsinud tõusta nii vara. Minust oli niigi vara oli tõusmine.
Ja söömist ma ka vahele ei jäta, sest et iga hommik ma söön samamoodi, sööma peab, sest et muidu poisid ei kasva ja vormi ei tule. Ja praegu teeme vormi. Kaamera me saigutab. Ja läheb munad pannile ja täna mina putru ei tee, Saroni pudru siin juba keeb nüüd. Aga ma teen võileibe endale kõrvale, sest et ma ei taha putru. Ma ei taha lihtsalt putru, sest et see on nii kuradi kehva pudru ja selle peal läheb nii kaua aega, mul on mul aega, pean kähku selle toidu sisse sööma. No Sarva võtab arvatavasti pudru autosse ka seda, on nii, jah, sest et kui te nägema, kui kiire sööja Sarva on tegelikult on. Ta on nii, et ta suudab seda putru süüa vähemalt 45 minutit. Aga meil on aega ainult 15 minutit süüa, ehk siis see pudru tuleb tal tee peal kaasa. Vot, näitan teile, kui see uhke restoran toit on valmis. Nii oleme golfis ja üks niidab muru siin. Aga ma arvan, et ei kuule seda muru niidis, mul on ikkagi mikker küljes, vaata. Rada 5, paneme hea puraka, siin ma olen ennemgi greenile pand. Aga täna mängin Crankiga, selle driveri nimi on Crank, ehk siis see poiss on natuke teistsugune kui tavaline driver, ehk siis vahepeal tule välja, vaatame. Noh, ärge teie vaadake, kus lendas. Ma arvan, endast piisavalt kaugele. Kergelt võib-olla kaldub paremale, muud midagi. Vaatame, kuidas Sarvanis paugutab. Opa, lendas. Ei näinud, kui lendas, aga lendas hästi, ma arvan. Surra arvas, et me läheme nüüd mängima, aga no lähme siis. Ma tegelikult tahtsin rääkida natukene, et ilm on läinud soojaks, aga Surra tahab hoopis näidata, kui hästi ta pallil järgi jookseb. No näita siis. Vähe läks see pall. Surra, ma viskan jälle kuskil kaugele. Ei, räägud siuke rahulik, sest et hommik on. No siia. Näita, kui ilus pall sul on. Püüad ka või? Oota, püüame ka. Jee! Tubli poiss oled. Aga näitame nüüd, kui sa otsu tagasi läheme, peame golfi mängima. Hop, hop. Tubli poiss, istu nii ilusti. Räägud rohkem ei mängi. Ühesõnaga, tegelikult siin rääkida seda, et lambist on läinud ilm soojaks. Hommikul tulime räige, kargi 11 kraadi ja dressipuusid, pikad püksid, aga nüüd on päris hea juba. Kuule mängumees. Puhka natuke, pärast mängime veel. See oli siuke kerge praegu, lihtsalt kerge jooks. Pärast jookseme. Oi, noh, okei. Tundub, et me peame jooksma. Pall on nii kuramuse ilane, et võimatu visata. Ühesõnaga, lähme mängima. Suurois tahab selle raja joosta, mitte autos olla, aga las ta jookseb, talle meeldib nii, et näeme teiega juba kunagi hiljem. No, nii lähme vaatame, mis Saran siin korraldab. Löögi pikkus peab olema 9 cm, et jõuda lipuni, lipp asub seal. Ehk siis 9 kraad lööma. Ei pruugi, tuul on tegelikult vastu. Aga vaatame siis. Parem lipp on tegelikult täiesti ees ka. Et on vaja täpselt sinna greeni algusesse jõuda. Et saaks nii-öelda jalöögi. Kuule, ma arvan, et see on täiesti madal, aga äkki veereb. Oi, see on väga ilus. No siuke 4 meetrit lipust. Siin raes lendavad kogu aeg need kopterid. Täitsa aiga vaada. Opa. See on ju täitsa mingi politsivärk. Käsi korrakult väriseb, aga äkki näete midagi. Ega ma ei tea, miks nad siin lendavad kogu aeg, aga lendavad. Ühesõnaga, minu pall on siin natukene tegelikult suht hea koha peal, mis siit minna on üle põsa. Teen väikse, ma arvan, ma teen siit 52-ga löön. Üle puude tuleb lüüa, ehk siis 52-ga ilusti teha siuke. Opa! Võibolla sutsu parem, aga vaatame. Mitte väga tugevasti. Oi! Kuule, see oli nagu mingi professionaalne löök. Jäi küll 3 meetrit lühikeseks, aga seal on hea puttida juba. Ja oleme vahepeal koju jõudnud. Midagi siin kerge kärksab, lükkame näpuga ära korras. Kell on juba 6:30 tegelikult. Lõuna on söödud. Lõunaks sõin seda valmis toitu, mis oli üks päev näitasin ka tõele, saadeti neid mingid värgid. Toit iseenesest hea, aga kogused minu jaoks nagu mega väiksed. Nagu mis see 500 kalorit on nagu, ma peaks 200 pakki seda valmis toidu preppi ära sööma, et mina seda nii-öelda midagi saaks kõhtu sealt. Loodan, et te saate aru, mis ma räägin. Mõni mõtleb, mis asja sa räägid. Ma arvan, ma näitasin mingid neid valmis toiti ükskord siin kohas. Ja siis praegu teeme vrappi. Saran tegi siis seda veise delikatess-sakklihaga oli. Ja siis mina teen kanafileega. Ma olen kanafilee mees rohkem sükke. Ma neid hakklihasid, hakkliha on iga päev, aga sellist Saran sööb siin põhimõtteliselt 2 korda päevas hakkliha. Üks kord sööb delikatess-seama ja teine kord sööb delikatess-veisema. Mega seal vahet ei ole, aga praegu teeme mul püksi ei ole. Ma ei viitsinud.
Oota, mul on vaja ketšupit, eks ole. Tahad sa mingi, ma mõtlen mingi suhkas kasvet ka. Vaatame jalga, vaata. Kuna ma tegin eile jalga, ma saan aru, mul jalg nii haige, et täitsa pekkis persega nii haige, tuhara nii haige, et ma tegin mingi ühe jalaga jalapressi. Ja te nägite, kurat, sukke läks niimoodi. Ei ole see oli see abduktsioon. Vaat see oli see jama raisk. Jalgade laiali lükkamine, kuule ma olen väsinud. Aga kõik hullem see, et ma pean trenni ka täna minema veel. Ma panen, saad ka ketšupit või? Ei taha, mis sa paned sinna? Sulajuustu või? Sarva näitama, sulajuustu maht tema. Eks mina panen ketšupit ja kes siis ei tea veel, et ketšup on väga hea kaste põhjusel, sest et on see kõik toidult ei peaks, on üks variant ja teine on see, et kalorid on vähe. 80 kalorit 100 milli kohta, 100 grammi kohta. Ehk siis põhimõtteliselt nagu, kuidas öeldakse, low kalori. Poes on ju olemas mingi low kalori asju. Neil on põhimõtteliselt sama kaloraas kui selle ketšupil. No nii, kohe näete. Opa, selle teeme niimoodi silmärgi pooleks. Paneme siit pool ühte vrappi ja pool teise vrappi. Vaikus. Ja mis siis nüüd teha? Oi, ma hakkab ila jooksma. Ei ole midagi teha, kui lihtsalt vaata väike kodu on nii mahu asja ära. Juustu. Ja mõtlen, kaamermees on mul tark. Teab, mis on hea. Oleks praegu tunnustanud juustu. Paneme juustu, põhirelv ikkagi. Ja nüüd paneme siia ka juustu. See kinni ka mahub, aga see pole kõige olulisem. Juust on olemas ja veel siukest leidu. Felixi teravkaste. Mega hea. Mega hea on see, seda paned siia niimoodi ükse triibukese. Oi. Noh, kelle tera, see on tegelikult väga terav, aga siuke annab kiki. Sest muidu jääb see asi natukene lahjaks. Ja tahad veel ühte lifehacki või? Teenid samu asju, näiteks 10 tükki. Keera krulli ja pane sügavkülma õuepaberi sisse ja saad näiteks võtta kaasa lõunale, valmis prepid. Niimoodi keeratakse kokku see asi. Hopsti, üks valmis. Ja nüüd teine ka. Ja ma lasen need soojaks. Saad neid soojaks lasta panni peal, õhufritüüris, grilli vahel, selle lauagrilli vahel, kus iganes sa tahad. Pane kas või niimoodi toorelt. Mina lasen seal grilli vahel soojaks. Eks siis head isu ja ma arvan, ma lähen teiega homme, sest trenni ma täna ei viitsi needet, mingi kiirelt ära. Panen piitsa triitsa ja lähen tagasi teleka ette ja tõmban oma õhtul koopiima sisse ja magame ära, homme uus päev. Vaat, mis homme saab siis. Nii et näeme siis, kui näeme. Teeme trenni ja teeme piitsa, triitsa ja õlga. Opa, jalg ka eilsest. Ühesõnaga väike kontroll, et ikka olen trennis. Noh, Tšuri, peatreener mul siin. Nii, püüa. Opa, peatreener valvab, et ma ikka trenni teeks. On nii, Tšurik. Okei, teeme trenni edasi. No nii, tere hommikust teile, käes on uus päev või noh, ma ei tea, kas hommik on, kell on 12 läbi ja tegelikult ma olen juba 7 üleval, nii et ei saa öelda tere hommikust ja tere lõunast. Aga mis siis täna, kui soe nõus, seda tahaks kohe öelda ära, tõus on soe, mõtlesin tulen vaatan, kuidas mu porgandid elavad. Kuidas mu porgandid elavad siin? Aha, porgandid on mul siin, ma kohe näitan teile. Need on need porgandid, mis ma ei tea, millal ma need panin. Ma ikka vahepeal kastan ka neid, võtame siit ühe testi või, vaatame. Need on juba tihedalt, on nii tihedalt olema peaks, nii et ongi aeg arvendada. Oi, kuule, see on küll niruda võitu, tule ära siit. Aga selles mõttes, et noh, sügis pole käes ka veel, porgand selline, aga maitseb hästi, ma ükspäev proovisin. Ühesõnaga, porgand suurem asi pole veel, selline niruda võit on. Aga lõunaaeg on käes, hakkame tegema süüa, teeme jälle seda hakkeliha riisi ubade rooga. Ja täna on selline päev, suhteliselt kodune päev, mul on vaja see robotniiduk jälle jama, meil oli mingi äiksetorm üks päev ja siis lõi sellel robotil mingi kaardid sassi ja ta ei taha niita enam, ehk siis ma pean ta kuidagi korda saama, sest muru kasvab siukse hooga, et hakkame käsitsi niitma. Kellegi koer augub, segab muu siin video tegemist. Veits veidra häälega ka. Ma ei oska kõrvad rääkida, kõik karjub kõrval. Ühesõnaga, täna on siuke kodune päev, vaja mingeid tööasju teha, ma üks koopi video ära teha, minna filmima koopi täna. Ja siis süüa teha ja trenni teha ja
täna on selline jah, pigem kodune värk, aga ma tahan selle roboti korda saada, sest muidu on muru varsti nagu heinamaa, ma ütlen, kiiresti kasvab väga kiiresti, siin ääres tuleks juba, oi jumal. Aga ta on majavõlud, aga nüüd läheme tuppa, panin juba akli ja pannile, vaatame, mis nägu ta on. No nii, hakkab vaikselt juba põhjana, vaata, käid korra tiiru õues ära ja juba kütab minna. Ma arvan, paneme siit ühe kuumuse vähemaks. Ja väga lihtne roog, ma ei tea, kes siiamaani pole aru saanud, mida ma põhiliselt söön, siis näete täna jälle. Sest see on tõesti, ma arvan, et üks lifehack, kui sa tahad oma nii-öelda toidukordasid lihtsalt ette teha näiteks, see sobib väga hästi süüa järgmistel päevadel ja üldse väga lihtne, samas piisavalt nagu odav toit ja kiire ja no ühesõnaga minu arust maailma parim toit. See maitseb hästi, käib kiirelt ja mis põhiline, ma ei pea väga mõtlema midagi, lihtsalt kütad valmis ja ongi. Aga eile mõtlesime, et teeme sellist asja nagu mangosorbetti. Ma pole ammu seda Ninja Creamit, seda jäätisemasinat kasutanud, sest et noh, kuidagi pole olnud isu teha ise jäätist ja aga mingad tegime kogu aeg, mis mingad pigem eelmine aasta mangosorbetti, põhimõtteliselt tavaline külmutatud mangokuubikud paneme ja topsi sisse, laseme natuke sulada neil ja siis tambime veits ära. Ma ei teagi palju nüüd panna, panen tunde järgi, panen kõik 3 tükki täis ja täiesti hai, kui sa pole kunagi proovinud sellist asja nagu mangosorbett, siis ise tehtuna muidugi, kui sul on see jäätisemasin, siis kindlasti proovi järgi. Ülilihtne, panengi lihtsalt mango sisse ja see jääb ülikreemis, mango on ise kui rasvane või no, ma ei tea, ühesõnaga, sest tuleb selline asi, nagu ma oleks ilgelt vaeva näinud. Tegelikult on lihtsalt kallasin sisse, natuke lasen seista, panen tagasi sügav külma, panen jätsin masinasse ja söön nagu mingit päris sorbett, täitsa noh. Nii et proovi järgi ja siis anna teada, kui hea oli. Ja sidrunipipart. Seda ma panen tavaliselt suhteliselt palju, see annab väga hea maitse, noh, meil üks parimaid maitseaineid. Panen seda natukene, või noh, natukene, midagi tahad, siis tegad veits ära, siis võtad salarelva oad, need on tšilli kastmes, tomati tšilli kastmes, punased oad, opa, paned ühe purgi ära ja mina panen ka teise purgi, sest et on mida rohkem, seda uhkem. Osta, normaalne, tõmbasin lihtsalt selle asja ära. Aga selleks mul vist on mingi avaaega olemas või? Ahaa, ava leitud. Toimib väga hea. Sest et noh, vahel on nii, need purgid ei toimi, mikski pärast. Tuleb see splint sealt otsast ära ja ei midagi. Aga õnneks see avaaja praegu päästab päeva. Aga jah, kiiret teha. Terav ka kindlasti nüüd. Laksti teine pulk ka sisse. Ja nüüd ongi põhimõtteliselt roog valmis. Mul on siin juba see. Riis on juba hakkab valmis sama, mis need siin teab väljas. Need ei pea siin olema. Nüüd paneme siia. Praegu kiire värk, eks ju. Nüüd segad selle ära. Ja ongi valmis. No. Riis oli mul samal ajal. Juba varem panin, täna tegin valget riisi. Läheb siis tund aega selles riisikeetjas. Võtame selle välja kohe. Siin üks kuum on see asi. Kuumavõit on see riis. Ja nii, siin on jälle väike hunnik riisi, mis te näete või näe, aga ühesõnaga riis on ka valmis. Mulle endale jubedalt meeldib see aurutatud riis, mulle see keedetud riis, mis see potis keedab vee sees, see nagu jääb liiga vesine. See pole minu teema. Vanasti muidugi ainult niimoodi sõingi, aga peale riisikeet ja ostmist, mis oli umbes aasta, 1,5, ma ei tea kaua tagasi. Juba oma jagu, ja seda ma pole vist kordagi, ei ole kordagi teinud riisi poti sees. Vot, toit on valmis. Nii et panen karpidesse mõneks päevaks valmis siia. Üks kogus läheb ka siia taldriku peale ja tisuna. Nii et tee järgi ja vorm tuleb iseenesest. Nii, vahepeal sai tehtud kardiot. Tegin selle kurda aparaadi, mis see on see. Lükkasin käsitsi kõik ära, sest robot, see poiss seal, ei tahtnud tööd teha. Tegin talle nullist, kõik restartisin ära. Kõik asjad tegin uued mapid, mingi kokku läks 1,5 tunni, ma arvan, selle seadistamine. 2 korda seadistasin. Ja nüüd liitsin kogu hoovi selle tavakäsi niiduke ära ja nüüd hakkas aparaat tööle. Eks väga hea, kõik on korras. Tuju läks kohe palju paremaks, ei peagi endale uut robotit ostma vist. Jah, väsitav oli see niitmine, aga nüüd robot teeb tööd. 6 päev käes, täna on laupäev hommik, kell on 9:35. Ja autoga sõidan, tegelikult tasin ainult autoga pöölda, võtaks roolis kinni, aga ütles, et ei ole hullu, ei ole veel vaja võtta.
sõida raudselt, tänapäeval on ju auto sõidavad ise. Nii et tõmbame hommikul laksud sisse, et tuleks hea golfimäng, me läheme golfi mängima, nagu te aru saite, kus me ikka muidu lähme, sest et veel on suvi. Tuleb golfi mängida, sest nii kaua kui saab. Ma ei tea, tegelikult on päris soe 16,5 kraadi ja arvatavasti tuleb täna mingi 22 kuni 25. Aga ei ole seda suvetunne, ma ei tea, kas teil on ka nii või? Et nagu ei ole, ma ei tea, minust ei ole tulnud ka seda tänavu aasta ei ole seda suvetunnet tulnud. Kuidagi üldse ei ole, ma ei tea. Aga tegelikult samas vaatad lehed on alles ilusti rohelised, et ei ole nagu sügis ka, aga suvega nagu ei ole, sest kuidagi ei ole seda kuuma tunne, seda nagu saaks laksu ei saa kätte suvest ja ei käi ujumas ega midagi, no ma ei tea. Eelmine aasta sama jama, ehk siis 2 varianti, kas ei olegi korralik suve või on lihtsalt vanaks jäänud, ma ei tea. Aga ma veel räägin, eile õhtul hästi näidan, ma tegin jõukat, tegin lamad surm, no rinde tegin ühesõnaga. Lamad surmusi läks päris hästi, raskused on normaalsed, jõudu on ja samas ühtegi kuskilt nagu valus ka ei ole peale selja, selg, see on vana lugu, aga õlad, küünanukid, täitsa okei. Need oli vahepeal probleemsed. Aga ma arvan, et vaatame, mis siis golfis saab täna. Täna tahaks nagu hästi mängida, eesmärk on nagu teha mingi selle hooaja äkki parim tulemus või midagi. Ehk te siis pärast näete mu näost, kas tuli hea tulemus või ei tulnud, aga ma lähen nagu täna nagu safe'ilt mängima. Ma üritan teha siukse rahulikke lööke, ma ei kasuta iga pool driverit, ma nagu targalt mõtlen ja vaatame, kas on võimalik teha natuke parem tulemus kui muidu või. Ma ise arvan küll, praegu on küll lootused on suured, aga mis tegelikult ma olen enne samad asja proovinud ja esimese rajal on juba alla andnud, et esimene vasakule vette, teine paremale vette, mis seal enam siin teed, et sealt ei ole midagi enam. Ja tegelikult golf on niisugune mäng, et üks rada läheb pekki, see ei tähenda mitte midagi, lõpptulemus võib ikka olla hea, nii et see õpetab sulle palju elus. Nii et kes golfi mängivad, need teavad, et see annab sulle elule päris palju juurde, et väga palju paralleele saab tuua sealt golfist elule, aga näeme teiega seal juba. Nii, nagu näete või kes aru saab, me siis tavaväljakul enam ei ole. Tulime 3. rajalt ära, sest et rajamäng on nii aeglane. Helistasin Marshallisse, Marshall tuli. Mis ta tegi? Mitte midagi. Ütles, et mis ma ikka teen? 15 minutit ajast maas, mis ma ikka teen? Ma ei tea, minu teada peaks tükk asi olema nagu, et saada koju inimesed, aga ei ole. Eks ajas tuju ära mul esimest rajast saadik oli pistietsna. Ühesõnaga, ma ei tea, ega ma ei hakka praegu emotsiooni pealt vinguma ja mingeid asju välja ütlema, aga me tulime akadeemiale, siin ei ole mitte kedagi. Me oleme selles kohas, kus peaksid olema kõik need samad vennad, kes siin rajal algajad on, 4 käsi puterdavad seal, peaksid olema siin, aga ei ole. Aga need, kes enam-vähem oskavad mängida, eks nagu mina, pean olema siin, sest et ma ei saa mängida rajal, sest rajal toimub mingi karneval. Karneval toimub, panen teile löögi siit. Laksti, näitan teile, kuidas see mäng käib. Lähen siit 52-ga ründama lippu, oi kui raske koha peal lipp on, nagu päris võistlus. Ja tuleb täitsa hea löök, jääb lühikseks. Oleks võib-olla võinud võtta 9, nii et nii see mäng käib meil siin. Aga mul on üks pall veel, ma panen ühe veel teile. Näed sa, taskust kohe võtta. Paneme ühe veel, see läheb natuke pikemalt. Juba palju parem, sain juba sealt lipuga, head sisse ei läinud veel, lipu taga, opa, selle pealt. Ehk siis meie mängime akadeemial, üksinda mängime siin, või üksinda 2 käsi, Saroniga, Saron läheb nüüd lööma ja Šurro on ka meil siin. Saron, millega sa lööma lähed siit? Distants on 80 meetrist äkki või? Saron mõõdab ära, ta on siuke aparaat käes, vaatab, opa, palju meetrid on? 86 meetrit. Kuule, Šurro, mis sa siin teed? Pistad muru või? Mis sa sööd siin? Mis sa sööd? Putukaid või? Putukaid sööd? Mine mängi palli. Anna palli siia. Šurro, anna palli siia. Vaata, mine jookse. Opa, näe, poiss ka lõbutseb siin. Pane mäsa vahepeal, see muru on veits libe. Tule. Vaata, mis siis Saron lööb. Ma teen 2 palli, teen 48 kraadiga ja 2 palli. Ühesõnaga 2 palli ühe kepiga, 2 palli teise kepiga, erinevate nurkadega. Vaatame siis, kuidas profid löövad. Mõnes mõttes on siin harjutusväljakul ei olla või akadeemial, et siin saab palju palli lüüa harjutada, aga
täna ei olnud eesmärk tulla siia harjutama, täna oli eesmärk tulla. Vaata, kus mängib mõni ilus löök. Aga natuke pikemat vaja, võib-olla ongi teist kepi vaja või? Proovin ühe. Ilus otselöök ja jääb natuke lühikeseks või? Maandus sinna. Nüüd ongi hea vaadata, kas oleks võtnud ühe kepi pikema, mis see teeb, see lööb sinna lipul lähemale või löö. Praegu 2 palli on täpselt seal green'i ääres. Ehk siis oleks vaja tegelikult saada rohkem lipule lähemale. Ja ta vist läheb natuke kaugemale ikka. Jah, isegi liiga kaugele. Päris hea. Nii on vahepeal koju jõudnud. Viimane klipp, mis te nägite, oli vist golfis. Aga nüüd ma olen juba kodus, sõin lõunat, siis monteerisin sama video kokku. Siis sõime õhtust, nüüd olen siis trennis, teen trenni. Teen selga, natukene kõhtu ja siis ongi juba õhtu käes. Ja nii, et selle video ma tõmban siitmaalt kokku, sest homme on pühapäev minu jaoks, teie siis täna on pühapäev. Homme võistlused raes meil, siuksed, ma ei tea, scramble. 4. scramble, lähme teeme seal mingi tulemus, vaat mis tuleb. Ja siis ma panen selle video juba kokku täna, muidu homme ei ole aega. Ehk siis näeme teie juba nädala pärast, like, subscribe ja opa, laksud sisse.